no loomulikult näeb üks selline 100-kilone mees pisikese kaherattalise peal natuke naljakas välja, aga kui me möödunud aastal rääkisime teile lihtsalt elektrirollerist, siis sedapuhku on minu istmiku all elektri lausa mootorratas. Näeb see välja nagu pisike tsikkel, aga tegelikult on automaailmas sellest aastast alates väga põnevaid masinaid veel, mis kõik nii linnaliiklusesse kui ka maastikule sobivad ja täpsemalt meile juba spetsialistid räägivad, milliste masinatega oleks äge nii noortel kui ka täiskasvanutel sel suvel sõita. Nii, esimene on siis meil täiesti tavaline roller, nagu sa ütlesid, LED-tuled ja järjest moodsam tehnoloogiaga. Sisu on praktiliselt vist sama siis? Sisu on sama, nii nagu varasematel aastatel, lihtsalt disain areneb, eks ole. Et roller kui niisugune on juba leiutatud, et ega siin midagi uut enam väga põhjapanevat leiutada ei ole. Ja roller on vist praegu nendest kõige populaarsem mõelda? Jaa, eks ta on, et Eesti inimene on sellega harjunud ja selline sportlik kaasaegne mudel. Peaks olema täiesti töökindel, me anname talle 1-aastase garantii või 6000 kilomeetrit läbisõitu, et kumb ennem täis saab. Nii, järgmised, mis hakkab siis järjest põnevamaks minema, see on meil ikkagi bensiinimootoriga ja käikudega. See on bensiinimootoriga, jah, selline mootorratta laadne ja väga kvaliteetselt kokku pandud, et kogu kvaliteetsetest osadest. Tal on 4 käiku ja hästi stabiilne on temaga sõita nagu mootorrattagagi. Ta on natuke väiksem, nii et võib-olla 100-kilone mees ei tunne ennast siin kõige paremini, aga eks ta ongi mõeldud noortele rohkem. Jah, olgem ausad, kui kaamera näitab mind siin peal liikuma, siis ma näen ikka päris suur välja, aga kui mul oleks minust poole väiksem poeg või tütar, siis ta saaks siin küllap väga hästi hakkama. Nii, aga järgmine, see on meil samasugune masin, aga elekter viib seda masinat edasi. Jaa, sellel on 1500-vatine elektrimootor, muidu käiguosa on kõik sama, pidurid samamoodi, ees ja taga ketas pidurid, aga sõidurõõm on sellega, ma ütleksin, suurem isegi kui bensiinimootoriga rolleri puhul. Ta liigub peaaegu hääletult, mitte midagi teha ei ole vaja, ainult keera gaasi või pidurda. Järgmine sellelaadne mudel on siis jällegi bensiinimootoriga, aga see näeb vist nüüd kõige edavam, kõige mootorrattalaadsem välja neist. Jah, see on selline nagu linna krossiratas, eks, et siledate supermoto on selle klassi nimi tegelikult. Aga mehaanilise poole pealt on ta sama nagu see teinegi bensiinimootoriga mudel, 4 käiku edasi, ketas pidurid ja sama stabiilne sõitmisel. Nii et lihtne. Aga vaatame korra ATV-d ka üle. Jällegi, kui mina siia peale istun, siis ma näen õleks välja, aga jällegi see ei ole minu jaoks, vaid mis see vanuse kategooria on, mis ta võiks sobida? Noh, ma arvan, et ta võiks sobida 10–15 vast. Ja sellega ütled sa, et maastikul lätta ei jää, et saab ikka sõita? Sellel on täiesti korralik maastikul sõitmiseks sobiv vedrustus, amortisaatorid, kõik nii nagu olema peab. Piisavalt võimas 125 kubikuline mootor. Nii et sellega ei jää küll hätta. Vaat selle viimase puhul ma tahaks küll teada, kas see minu kere all edasi kuidagi ka läheb üldse, ma tahaks ka siia peale istuda. Ahah, sama lihtsalt läheb edasi. Siin on ikkagi käigukang ka. Jaa, tal on tagurpidi käik, üks käik edasi ja neutraalne. Et käigukang on päris hästi kättesaadavas kohas ja juhtimine on lihtne, et ei ole edasi sõidul vaja käike vahetada, et tal on mootoril küllalt lai pöörete vahemik, et see katab ära selle kõik kiiruse vahemikud, mis temaga sõidetakse. Ohoo, see isegi liigub! Näete, ega mina saan sellise ATV-ga sõidetud, muidugi ma loodan, et ma sellega kuidagi maastikule kunagi minema ei pea. Ma panen kiivri pähe ja ma ikkagi proovin selle korra sõita ka, sest see tundub juba ka suurele meele lõbus, kui see mind igal juhul kannab. Ja kandevõime on tal täpselt nii suur, et see kannatab sinu raskusega. Ohoho, seda enam. Kiiver pähe, hakkame sõitma. No nagu ma sissejuhatuses mainisin, siis eks ma näen nende väiksemate rollerite ATV-de peal natuke kentsakas välja, aga ega nad vist minule päris mõeldud ei olegi, et see pigem on mõeldud sellele, kui isa teeb aiatöid, siis laps laseb tsikliga ringi. Jaa, tõepoolest, et sa sõitsid nendega ennem ja pisut kentsakas oli tõesti. Aga lastele nad tõesti mõeldud ongi, et vähe suurematele lastele ja veidi väiksematele, et ATV-sid on meil sellel aastal 2 mudelit, nii nagu varemgi, sellel aastal on 125 mootoriga mudel, veidi võimsam, veidi parendatud vedrustusega, et sobib päris kiireks sõiduks maastikul. Tal on 3 käiku edasi, 1 tagurpidi käik
ja väiksem mudel on siis selline ainult ühe käiguga, aga tagurpidi käik samamoodi 110 kuupsentimeetrise mootoriga ja saab ka maastikul hakkama väiksem laps sellega väga hästi. Kui võtame kõrval siia rollerit, siis olgem ausad, mina pole veel näinud tootevalikus rollerit või siis 50 kuubikulist masinat, mis näeb välja nagu ehtne mootorratas ja käitub ka nii nagu. Jaa, need on nüüd uudistooted sellest aastast meie valikus. Me võtsime sisse väikse koguse ja vaatame, kuidas nad Eesti ostjale meeldida võiksid. Nende hulgas on 3 mudelit, siis 2 on 50 kuupsentimeetrise bensiinimootoriga, millega saab sõita siis nagu rolleriga. Ja samad reeglid kehtivad talle ja üks on elektrimootoriga, 1500 vatine. Kõigil neil on maksimaalkiirus 45 kilomeetrit tunnis, nii et täpselt samad reeglid nagu rollerite puhulgi. Aga muidu mehaanika poolelt on ta nagu ikka, et sobivad ka vanemate mudelite varuosad ja meie teenindusvõrk üle Eesti kõiki neid hooldab, eks ole, et nii et seda ei tasu karta, et ei jäta oma murega üksi, kui on vaja hooldust või remonti teha. Ma võin küll naljakas välja näha, aga see on päris lõbus, nii et minu laps seda endale ei saa.